Nii, täna meil on siis intervjuu, meil on film Aurora Eesti filmi Õhtukinos Artis ja mul on intervjuul külas lavastajad Rain Tolk ja Andres Maimik sealpool. Ja meil on siis 2 peaosalist ka, Maarja Johanna Mägi ja mul kahjuks ei ole seda nime siin kirjas. Ott Karta. Ott Karta, vot, sest mul oli info puudu. Tere! Alustame kohe siis küsimuses siis filmi temaatika valik. Mis inspireeris siis looma lugu noorest naisest, kellel on siis nii-öelda dilemma siis perekondlike kohustuste vahel ja siis võib-olla selle vahel, mida siis süda tegelikult tahab. Et kust nagu see tuli? Praegu natuke keeruline rääkida, sest inimesed ei ole veel seda filmi näinud. Me kuidagi väga kavalalt vestlema, et ära ei spoiliks midagi. Et selle filmi sünnilugu lühidalt, Andres. Mina või? Ja kunagi ammu me tahtsime teha filmi koolinoortest, kes käivad ühes klassis ja sõbrunevad ja mõlemal tekib omamoodi suhe nende emakeele õpetajaga, kes on väga ilus ja väga salapärane ja siis asi tiirleb ümber selle kolmnurga. Ja siis me käisime ühel koolitusel, kus meile tutvustati karakteripõhise improvisatsiooni meetodit ja siis me niimoodi nakkusime sellest meetodist. Mõtlesime, et proovime oma seda filmi süžeed järgi näitlejatega. Ja selgus, et seal olid mitmed elemendid, mis üldse tööle ei hakanud. See tähendab, põhiliin oli kuidagi, ütleme, näitlejad ei läinud sellega kaasa, see asi ei olnud usutav. Küll aga oli usutav taustalugu, mida me sellele noorele õpetajannale konstrueerisime, kuna see meetod eeldab, et kõik tegelaste nagu taustad, nende elulugu, nende maitse-eelistused, nende elukatsumused, kõik oleks nagu detailideni paigas. Ja me saime aru, et meil on vaja uut peategelast, et see, kes alguses oli nagu kuidagi üks kõrvaltegelane, nihkus meile peategelaseks ja see, mis oli kõrvalliin, nihkus meie pealiiniks. Siis möödusid aastad, vahetasid näitlejad, projektiga liitus Maarja. Ott oli juba mõnda aega kauem meiega mängus sees ja niimoodi see lugu nagu muutus ja arenes ja teisenes. Me tegime uusi proove, tõime uusi taustalugusid sisse, kuni lõpuks me jõudsime sellise looni, nagu seal ekraanil on näha. Miks noor näitlejanna, noor kangelanna, meil tundub, et selle loo nagu dramaturgiline loogika eeldab, et tegemist on noore inimesega, tütrega ja abikaasaga, nagu naisega, mitte mehega, et isa ja poja suhted on äärmiselt teistsugused kui tütre ja isa suhted näiteks. Ma rohkem ei tahaks sellest süžeest ära rääkida tõesti. Ja, ma võin seda veel mainida, et see lugu sündis nii-öelda üksikult üldisele. Et kõigepealt on need tegelased ja alles siis hakkab kujunema välja see lugu. Et meil ei olnud esialgu suurt ideed, me tahame kindlasti just jutustada lugu noorest naisest, kellel on valida siis turvatunde ja armastuse vahel. Et see kujuneb välja tegemise käigus. Te mainisid seda väljendit, see karakteripõhine improvisatsioon. Äkki lühidalt, mida siis on? Mida me nagu siin filmis nägema hakkame? No minul oligi nii, et kui ma selle rolli sain, siis mulle saadeti selline karakterikirjeldus natuke ja rohkem midagi ei olnud, stsenaariumi ei olnud. Ja siis me hakkasimegi alguses improma neid stseene, mis üldse eelnevad filmile, kuidas see Aurora siis on noorem, teismeline ja siis mulle öeldigi ette, et selline asi on juhtunud ja nüüd lähed koju ja siis oli meil seal selle isa tegelasega improvisatsioon ja siis järjest niimoodi neid tuli edasi, nii et see lugu minu jaoks näitlejana ja Aurora jaoks tegelasena kogu aeg siis avanes ja see oli huvitav jah, et vahepeal ma hakkasin natuke ikka mõtlen, et kuhu see siis läheb, see lugu ja vahepeal mul oli juba täitsa kindel, et olgu, et see on vist selline lugu. Ja siis tuleb mingi impro,
kus ma olen lihtsalt, et kõik on täiesti muutunud, nii Aurora jaoks kui minu näitleja jaoks. Ma tahaks täpsustada seda, et päris nii ka ei olnud, et meil üldse mingit visiooni ei ole, et me ei tea, kuhu see asi kõik välja jõuab, et meil on grupp näitlejad, kes lihtsalt improv, et režissööri ülesanne on ikkagi dramaturgilisi pöördepunkte sisse tuua ja lugu arendada. Ja kui näitlejate ees oli suur saladus, et mis nüüd minuga juhtuma hakkab ja tulid uued šokeerivad tõsiasjad, paljastusid või uued tegelased sisse, siis meie ikkagi teadsime, kelle me sisse toome ja teadsime või lootsime, et see lugu hakkab sinnapoole arenema, mis meie nagu eeldused olid. Selles mõttes ta on nagu dokumentaalfilm, et sa kirjutad mingi esildise valmis, on ju, sellise stsenaarse plaani ja loodad, et elu tuleb järele. Aga pead olema valmis, et elu kisub kuhugi uude suunda ja siis sa hakkad uurima seda suunda, kuhu elu viib sind. Ja selle meetodi puhul Eestis on vähemalt niimoodi, et sa pead ikkagi stsenaariumi valmis kirjutama ennem, ilma et sa seda näitlejatele küll annaks. Sest et muidu ei ole võimalik raha saada. Et paraku ikkagi pead nagu teesklema, et sa teed sellist nagu klassikalist filmi, vähemalt rahastajate jaoks. Et siis on kindlustunne olemas ja et stsenaarium oleks enam-vähem okei. Aga kui suur erinevus tuli siis selle improviseeritud versiooniga versus siis see algne stsenaarium? Läksid ikka samasse auku või kuidas? No, protsentuaalselt me ei saa nüüd öelda, eks ta oli mingi 50-60 on ju, et suures plaanis ta tuli selline lugu, mida me nagu tahtsime, et ta võiks tulla. Aga näitlejad väga palju panustasid nii dialoogi kui nüansside kui emotsionaalsete muutumiste osas ja näitlejad, keda me kaasa tõmbasime, meil oli äärmiselt hea suhe, see eeldas nagu usaldus selle meetodi vastu, usaldus lavastajate vastu ja lavastajate poolset usaldus, et näitlejad on oma tegelaste eksperdid, et nemad teavad, kuidas nende tegelased reageerivad. Mitmel korral tuli tegelikult võtte ajal küsida tegelikult Maarja käest, et mis see Aurora praegu võiks nüüd teha? Ja siis Maarja teadis palju täpsemini kohati, võib-olla isegi kui meie. No see ongi küsimus, et kuidas siis Ott ja Maarja hakkasid oma karakterit siis avastama või kuidas see nagu protsess välja näeb? No eks ta niimoodi eelpool kirjeldatult nagu käibki, et sama, Maarja just rääkis seda ka, et kuidas näitleja nende improvisatsioonide käigus samal ajal nii loob seda tegelast, kui ta ka õpib mingeid asju selle tegelase kohta. Ehk siis improvisatsioonides, kui sa oled enne nagu korraliku põhja ladunud sellele tegelasele, siis ei ole midagi, mida sa saaksid teha valesti nende improvisatsioonide käigus ja läbi selle näitleja õpib siis nagu, kuidas tema tegelane käitub mingis olukorras. Et kuidagi niimoodi me neid tegelasi ehitasimegi. Ja läksid need tegelased sinna suunas, kuhu te arvasid, nad lähevad või kuidas? Vaata, seal on see asi, et ega me ise väga hästi ei teadnud, mis on hea, et me tegelikult ei teadnud, kuhu nad peavad minema. Selles mõttes meil ei olnud mingisugust sellist eesmärki, et minu tegelane nüüd peaks reageerima kuidagi nii, me lihtsalt vaatasime, mis saab. See oligi põnev nagu selle asja juures. Mis on nagu äärmiselt... mis oligi nagu elule sarnane, et kui me ei tea, kuhu elu meid ju viib, on ju. Me võime ainult eeldada, aga me ei tea, millal mingisugune õnnetus meid tabab või mingi õnn või mingisugune pöördepunkt elus, kellega võib-olla suhted rebenevad, kellega suhted tekivad, et see kõik on nagu teadmata ja me elame oma elu ilma, et me vaataks seda nagu kogu aeg kõrvalt ja esitaks seda. Ja see elulise aspekti, see meetod toobki nagu kuidagi näitlejate töösse ka, et nad ei tea, mis juhtuma saab, nad elavad selles hetkes, on ju. Muidu näitlejad sageli ikkagi filmis mõtlevad, et kus meid nüüd filmitakse ja kuidas ma nüüd järgmist repliiki ütlen ja kuidas see, et kõik nagu pannakse ette paika, siis me proovisime, loomulikult võtetel oli juba suures plaanis stsenaarium olemas, kuigi oli võimalus ka seal võtteplatsil improda, aga see tunnetus, see vahetu tunnetus, et me ei tea, kuhu see olukord meid viib, me proovisime seda nii palju kui võimalik ikka võtteplatsile ka edasi tuua. Okei, see on iseenesest huvitav. Kas näitajatel tekkis ka mingit situatsiooni või siis stseeni, mis muutus kuidagi väga vastumeeldeks või ebamugavaks, et ei taht teha näiteks seda, sest
lugu läheb nii-öelda, ma ei tea, automaatult, valesse kohta näiteks? No sellist asja ei saa ju olla, et lugu läheb valesse kohta, see oleks nagu, et elu läheb valesse kohta. Et mul ei ole ju sellist asja, et ma tean, kuidas minu tänane õhtu hakkab olema ja oota, aga see ei hakkagi nii, tähendab, midagi on valesti. On asju, mida ma loodan, et minuga juhtuvad. Ja ma tegutsen selle jaoks, et need minuga juhtuks, aga tuleb ju takistusi ja siis ma hakkan nendega tegelema. Et sellist asja, selle meetodi puhul ei saagi olla, mis on nagu sellises traditsioonilisemas rolliloomes, et ma tean näiteks, et olgu, et nüüd siit ma peaksin jõudma kohe mingi emotsionaalse kohani. Siin ei tea ja ei pruugi ja see vabadus, et ei pruugigi midagi tulla. Ja võibki olla, et mul selles impros ei juhtu mingit suurt plahvatust. See annab ka selle võimaluse, et see plahvatus saab juhtuda. Ja karakteri elu läheb valesse kohta ja nemad tunnevad ebamugavust ja see on nagu see draama alus, aga mitte näitleja. Jah, stseen ei lähe näitleja jaoks valesse kohta. Sama asi puudutab ka repliike, et sellise metodi puhul ei ole pähe õpitud repliike. Nad sünnivad seal koha peal, ei ole ühtegi valet repliiki olemas, kõik on omased sellele karakterile. No, räägime siis korraks lavastajatega, et olete nüüd kahekesi koos teinud päris palju filme, nagu me just enne seanssi arutasime, et kumba pidi on nüüd põnevam või ma ei tea, parem teha filmi, nii et on kõik välja planeeritud, kirjutatud või et lasete ka nii-öelda nagu vabalt voolata sellel asjal? Ma usun, et mõlemat pidi on viljakas teha, et ma olen alati pooldanud seda lähenemist, et stsenaarium ei ole nagu pühakiri, et iga sõna, iga repliik on see nagu kivisse rajatud. Et kui näitleja nagu improviseerib, leiutab midagi sinna mingisuguse või suupärastab teksti või leiutab mingisuguse vaimuka nagu repliigi vahele, et miks ka mitte, on ju. Samamoodi, et karakterid ju täienevad proovide käigus ja stsenaristina peab seda kogu aeg tähele panema ja siis stsenaariumisse ka täiendusi tooma. Samas, kui ainult impro peale ehitada, siis see võib minna nagu metsa pooles. Improvisatsioonidel on kalduvus vahetevahel seisma jääda, et lugu ei lähe edasi. Või tekkida nii palju materjali, et ka lavastaja ja stsenarist uppub sellesse ära, et siis tal võiks olla teatava visioon, kuhu see lugu edasi läheb. Ja ka proovide käigus, siis improde käigus, siis andma nagu näitlejatele kuidagi impulsse, et missugused pöördepunktid võiks järgmisena ette võtta. Ja hiljem siis ka improde käigus lavastaja ülesanne on välja selekteerida, et mis on seal essentsiaalne, et mis sinna jääb. Sest impro võib kesta sul ka 2 tundi, võib-olla filmis on vaja ainult 3-minutilist stseeni, et siis ta peaks nagu leidma, mis selles nagu stseenis see põhiline on. Nii et ma arvan, et nii mõlemad viisid, nagu traditsiooniline viis ja improviis on olulised. Nüüd sõltub nagu filmist ja žanrist ja kõigest, et kumba siis eelistada. Seda võin küll öelda, et kui me vaatame tagasi nendele projektidele, mis me oleme teinud, et meie ei ole sellised Hitchcocki tüüpi režissörid, kellel film on valmis enne seda, kui ta võtteplatsile läheb. Ja näitlejad on tema jaoks vaid selline, võimest rekvisiidid, mida ta paigutab. Et meil on nagu üsna palju siiski, hoolimata sellest, et kas me kasutame seda karakteripõhise improvisatsiooni meetodit või mitte, et meil on üsna palju vabadust siiski võtteplatsil ja jälgime väga palju seda, et kuidas vooluga kuidagi orgaaniliselt kaasa minna. Okei, küsime kohe siis näitlejate käest ka, et mis tunne või kuidas oli töötada siis 2 lavastaja, kes on vabad, võib-olla ei suuna nii palju, võib-olla ei piira nii palju, et Ma kohe vastan sellele, aga ma enne veel täiendaks seda eelmist, seda ju tegelikult küsisid, et kas tuli midagi ebameeldivat nendes improdes, et siis väga palju. Et siis sellest see konflikt tekkiski, et seda saate varsti näha ka, et seda ikka tekkis. Aga ma täiendan veel seda, et Joonase tegelase puhul
kui ma läksin nagu, kui need võtted olid juba lõppenud ja rida oli enam-vähem koos ja ma läksin lugema ADR-i tegema, siis lugema heli veel peale mingitele kohtadele, mis ei olnud nagu normaalselt kätte saadud platsil. Ja siis kui ma jalutasin sinna Kuupulguri poole, kus me seda tegime, siis mul juba hakkas halb millegi pärast. Ja siis, eks te võite siis pärast filmi vaadates kokku lugeda, et kui palju neid toredaid hetki Joonased selles filmis on. Aga jaa, lavastajate kohta, ülihea on niimoodi teha filmi ja teha oma rolli, kui lavastajad usaldavad sind, reaalselt kuulavad ja võtavad arvesse sinu arvamust. Näiteks oli ka võtteplatsil, aga eriti seal improdes oli näiteks selliseid olukordi, et impro oli läbi ja siis me arutasime alati, et kuidas siis on. Ja siis, siis teist küsis, et kas praegu näiteks, mõtlen mingi suvalise näiteks, kas Aurora võiks praegu ära joosta siit stseenist. Ja mul oli nagu tunne, et ei, et nagu ma arvan, et ta jookseks siit praegu ära. Aga neil oli vaja, et ma ära läheks, ja siis mitte, et öelda, et aga teeme nii, et ikkagi ta läheb siit ära, vaid küsiti siis, et aga mida Auroral oleks vaja praegu, näiteks, et Joonas teeks selleks, et ta siit ära tahaks joosta. Ja siis mõtlesin, või mida ma tundsin, mida tal oleks vaja, ja siis seda arutati eraldi Oti tegelasega, et luua see stseen niimoodi, et ei oleks selliseid hetki, kus ma teen seda sellepärast, et meil on vaja lihtsalt järgmisesse pöördesse jõuda, järgmisesse stseeni jõuda, vaid et see oleks päriselt loogiline nendele tegelastele. See meetod eeldab väga palju sosistamist ja salatsemist, et me peame nagu iga näitlejaga rääkima eraldi, ilma et keegi teine midagi kuuleks. Et hunnik saladusi ja üllatusi käib alati selle asja juurde. Ja intrigaanid. Ja et vahepeal peab üks näitleja ikkagi panema kõrvad kinni ja vilistama, et ei kuuleks, mida me räägime. See on ka tegelikult on see kõik nagu karakteri ja see story huvides. Ja mis on nagu see filmi niuke põhiline sõnum, mis te tahate, et publik pärast kaasa võtaks, kui film läbi on? Et kui taalis kõik pärast koju lähevad, film läbi on, mis peaks olema siis, ma ei tea, see sõnum või emotsioon, mis nad enda kaasa võtavad? Sellist asja ei ole, mida peaks vaatama tundma, see ei ole nagu võimalik. Mis sai võib-olla planeeritud siis? Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma hindan sellist asja nagu tänulikkus. Tänulikkus näitlejatele, et me saime koos seda filmi teha, et tänulikkus Fortunale, et meil üldse see nagu projekt sülle kukkus, tänulikkus oma kaasrežissöörile iseendale ja publikule, et nad siia tuli seda vaatama ja selle juurde käib ka selline positiivne nagu attituud või seisukoht, et kõik tegelased, keda me näeme siin filmis, omamoodi kannatavad, elu rebestab neid ühte ja teise suunda, aga mina isiklikult ja ma arvan kõik meie, et me mõistame ikkagi kõiki tegelasi, me oleme nende poolt, et me saame aru, mis on nagu isa dilemmad, mis on Aurora dilemmad, mis on abikaasa dilemmad ja me saame aru ka selle salaarmastuse nagu eludilemmadest, et kõik tegelased loodetavasti neil on nagu et me saame nendega nagu kontakti. Et võib-olla see on minu nagu selline soov, kuidas vaadata seda filmi. Et millise tundega inimesed siit lähevad ära või kuidas nad peaksid oma õhtu edasi veetma? Et ma loodan väga, et me pakume neile suure elamuse, mida nad saavad arutada, et saate elukaaslase abikaasaga pärast istuda tükk aega ja vaielda, et see jääks meelde. Et seni mulle tundub, et on päris hästi õnnestunud, kui vaatan reaktsioone esilinastusele näiteks. Okay, enne kui me hakkame filmi vaatama, äkki on meil publikul mõni kiire küsimus tekkinud. Praegu on hea võimalus, keegi ära jookse. Võib-olla, äkki Aurora jookseb, ma ei tea. Kas see improvisatsiooniline meetod tegi siis protsessi pikemaks? Ja kindlasti, jah. Ja ma küsiks veel, kuidas film senini vastu võetud on?
meie juurde ei tulda ütlema, et ei meeldinud. Meie juurde tullakse öeldakse, väga meeldis, et super film. Rain ka esikal muidugi ütles, et kui kellelegi ei meeldi, siis ärge tulge meile ütlema. Oleks ka. Sellepärast hästi palju inimesi tuli igaks juhus ütlema, et meeldib, väga meeldib. Aga ja pikemaks tegi, palju pikemaks. No mina, kuigi ma olin vist viimane, kes selle projektiga liitus, siis mul ikkagi, me hakkasime neid improsi tegema mingi pool aastat enne võtteid. Veel oli vist küsimusi? Ja, mul oli montaaži kohta küsimus, et kuidas sellise materjali monteerimine erineb ja selle filmi kokkupanemine? Eks montaaž on ikka nagu montaaž, et sa otsid parimad duublid ja parimad kohad. Tõsi, stseenid olid palju pikemad kui tavaliselt filmis, et me lasime nagu, kuigi film oli skriptitud, ka paljud improproovid olid nagu saadud materjali stsenaariumisse pandud ja ka ära puhastatud, selles mõttes, et võetud ära lihtsalt selline suvaline müra, jäetud sinna nagu põhiliselt nagu olulised nagu repliigid ja ikkagi need stseenid olid päris pikad, 10 lehekülge või midagi nii. Ja siis me lavastasime ka või me tegime võtteplatsil kõik stseenid nii pikalt, kui nad stsenaariumisse oli kirjutatud improproovide põhjal ja siis montaažis siis pidime sellest nagu võtsime ühe ringiga osa materjali välja, siis vaatasime veel, kas on kordusi ja siis puhastasime veel, siis vaatasime, et mõnes stseenis võib-olla kui pinge läheb liiga suureks või tegelased nagu lähevad liiga selliseks, kuidas öeldakse, eksessiivseks või murduvad, et võib-olla on parem nagu jätta ka vaatajatele üht-teist nagu otsustada, et me lõikasime ka selles mõttes välja, et jätsime sinna nagu selliseid auked, kus elu läheb edasi ja vaataja peab ise pildi kokku panema. See oli üsna selline trikikas see monteerimise periood, et kuidas see film nagu oleks õieti balansseeritud ja rütmistatud, samal ajal ikkagi vaataja saaks aru, et mis toimub, et mitte, et seal nagu need augud jäävad liiga suureks, et vaataja peab hakkama mõistatama, mis siis vahepeal on toimunud. Ja need stseenid ei olnud mitte ainult nii pikad, kui need olid stsenaariumis, vaid need olid tihti veel palju pikemad, sest kuidagi ta nagu väga ei öelnud stoppi ja siis me lihtsalt filmisime edasi ja mingi hetk oli üldse nii, et teie nagu juba hüüdsite sealt stopp, aga me olime operaatoriga juba kuskil eemal ja ma vaatan, et ta ikka filmib ja mis ma siis lõpetan, kui kaamera ikka käib, nii et ma mingi hetk hakkasingi nagu Heiko siis operaatori stoppe nagu kuulama rohkem kui režissöörid. Meie jaoks oli tihti peale materjal käes, aga operaator läks ise ka sellest meetodist nagu nii hoogu, et tihti peale tõesti kadusid nad kahekesi Maarjaga ära. Ja see tähendab seda, et muidugi montaažis oli kohati päris hull, et seda materjali oli nii palju võrreldes, näiteks me teeme järgmisena toome siia filmi Jan Uspar läheb koju, see oli mõnevõrra kergem, et oli see, mis oli mõeldud ja kõik, aga et selles mõttes jah, päris eriline on see montaaž võrreldes. Ja tihti oli seda ka, et kuidagi, kas me ootasime midagi või meil oli mingi paus ja siis Heiko ütles, et aga mine vaata seda seal ja siis hakkas filmima ja nagu, et nii palju mingeid selliseid kohti tuli juurde, et teised võib-olla ei saanudki aru, et meil võte käib. Filmis on üks stseen, mille filmimine reaalajas võttis 2 tundi, on ju. Stseen, mis vältas 2 tundi ja millest jäi 3 minutit sisse, ta võite ise ära arvata, mis stseen see on. Et ma ei hakka seda ette ütlema, aga lihtsalt, et jõuda sellisesse kohta välja, mis meil oli oluline, oli vaja seda pikka sissejuhatust. Võin anda vihje, et see on seotud selle sama Eesti mehe emotsiooni näitamisega. Mis oli siis täiesti improvisatsioon. Aga hakkame siin nüüd kokku pakkima, sest inimesed tahavad filmi vaadata. Et see tähendab, et kunagi saame siis 4-tunnise Blu-ray versiooni. Natuke üle 3 tunnil esimene versioon. Aga mis siis ikka? Täname meie külalisi. Aitäh,